Niisugune niimoodi piigib. Mis te teed? Pagu. Vau, selline algus. Aga tere tulemast. Mina olen Margit, olen selle maja üks asutajaid ja tegevjuhte. Ja väga suur heameel on nii palju soojust sellisel peaaegu talveilmal siin meil siin täna sees. Et näitus Nude, meie sügise avanäitus, ehk siis teisisõnu ihualasti. 30 on üks siis põhipõhjuseid või põhisüüdlasi, miks me siin täna oleme. Sellepärast, et iga kord, kui näitus tuleb majja, siis me võtame selle näituse tükkideks. Ja kuna see näitus tõi majja 32 naiskunstniku vaate naise kehale, millest 2 on Eesti kunstnikud, ja kui me loeme siia veel juurde Liis Karu, kelle näitus on siin esimesel korrusel, kes muide teeb tuuri homme siin ja ka üleval, siis 33 naise vaade naistele. Ja neid teemasid, kui me hakkasime lahti võtma, sai nii palju, et meil sai terve tahvel täis ja pidime kõvasti nuputama, et kuidas need teemad ära mahutada sellesse näituse programmi, mis siis nüüd 3-4 kuu jooksul siin vältab. Ja üks teema siis, mis sai pargitud tänast õhtusse, nii tore, et teile sealt kõnekas tundub, on vanussurvest ja mul on väga suur heameel tervitada siin kirjaniku ja ajakirjaniku Eiat, kes siis võtab üle selle. Aitäh! Aitäh! Tere ka minu poolt. Paluksime lavale vett ka me siin head janused. Mina olen Eija Aus ja ma arvan, et mind kutsuti täna siia seda üritust tegema, sellepärast, et ma 5 aastat tagasi kirjutasin romaani Tüdrukune, kus ma siis alustasin üsna sõjakalt selliste naiseks olemise teemade arutamist. Ja kui Fotograafis ka tegi selle ettepaneku, et võiks teha sellise sündmuse, siis ma mõtlesin, et kellel on kiirel jõuluajal huvi tulla kuulama meid, rääkimast vanussurvest. Ja nii kui läksid piletid müüki, siis oli järgmisel hetkel 300 piletit müüdud, nii et minu meelest see ütleb väga kõnekalt, et see on teema, mis meid nii paljusid puudutab ja millest praktiliselt üldse ei räägita mitte üheski vormis. Nii et tutvustan teile suure rõõmuga siin fantastilisi paneliste. Alustan Tiina Kruus, ajakirjanik. Teletoimetaja ja ütleme, et pärast pikka karjääri ajakirjanduses ka selline salasotsioloog minu meelest. Ja siis Evelin Võigemast, näitleja, laulja, meelelahutaja, sõnakas, Signe Kivi. No mis nüüd tuleb? Kunstnik, poliitik. Jumal tänan. Ja Ingrid Lestorp, arst. Ja proovisime siia saada siis nagu võimalikult erinevad hästi palju eri perspektiive. Loodetavasti hakkate üksteisele vastu vaidlema. Ma arvan, potentsiaali on. Et ma alustaksin võib-olla Tiinast, kuna Tiina kirjutas paar aastat tagasi intrigeeriva artikli LP-s, kuidas sa nähtamatuks muutusid. Räägi meile natukene sellest nähtamatuks muutumise fenomenist. Ja paar aastat tagasi, 22 aasta sügisel, täitsa, no ma ei saa öelda mitte ootamatult, ma ei võtnudki seda kirjutist mingi tohutu programmilise statementina, et nüüd ma kirjutan ja aga kõik saavad. See oli nagu kolumn stiilis südamelt ära. Kõik see, mis ma tollal ja ka praegu keskealise naisterahvana olin igapäevases elus kogenud,
Lugesin selle loo nüüd just üle ja avastasin, et seal tõesti ei olnud tohutult palju niisuguseid elumuutvaid põõnasid, mida elu oleks mulle hirmsaid hoope jaganud, et nagu ma seal tunnistasin ka, et ma ei ole vanuse pärast saamata, ei ole mul saamata jäänud ükski töökoht ega niisuguseid väga dramaatilisi juhtumisi ei olnud, aga ma kirjutasin seal kõigist niisugustest väikestest asjadest, mis teatud vanusest peale hakkavad minu meelest naist saatma. Et sind ei panda lihtsalt tähele, sust vaadatakse, kõnnitakse mööda ja üle ja see on kõik seotud sellega, et eeldatavasti, et minu kui naise niisugune tarbimisväärtus on aastatega kahanenud väga väikeseks. Ja üllataval kombel ka sõbrannadega sellest rääkides enamik neist noogutas kaasa, ohkas, ütleme, mingid teatud mõttes eri vanuses naised, nii 45-sed, 55-sed, 70-sed, väga erinevatel positsioonidel, ka väga mainekatel ametikohtadel töötavad, kõik ütlesid, et see on tõesti nii, et mingist vanusest muutud sa nähtamatuks. Ja minu suureks üllatuseks, minu niisugune mitte nüüd võib-olla, kui Eija siin kahtlustab mind sotsioloogilistes huvides, tegelikult ei olnud emotsionaalne, ma ikka lugesin päris palju materjale läbi ja väikseid teadustöid, siis ilmnes, et minu väikse niisuguse märkamatuse solvumise taga on tegelikult absoluutselt ülemaailmne suur probleem, et vanussurve ehk inimeste märkamata jätmine, nende sildistamine, nende suhtes teatud otsuste tegemine on, see oli vist ÜRO andmeil, maailma 3. probleem ja seda on kogenud tohutult suur protsent, ma arvan, umbes 80 inimestest, kes on üle 50 aasta vana erineval kujul. Nii et see on tegelikult, kui seda teadvustada, siis ei ole üldse hämmastav, et siia täna nii palju inimesi on kogunenud ja paraku see vanussurve puudutab siiski rohkem naisi kui mehi. Naised on tunduvalt haavatavamad selles osas. See tuletas mulle meelde, et on üks hästi ilus luuletus, üks inglise luuletus, ma loeksin selle ette. Jenny Joseph kirjutas luuletuse pealkirjaga Hoiatus aastal 1961. Ja see räägib ka sellisest nähtamatuks muutumisest. Kui ma olen vana naine, hakkan ma kandma lillat, punase kübaraga, mis kokku ei sobi ega sobi mulle. Ja ma kulutan oma pensioni konjakile ja suvekinnastele ja satiinist rihmikutele ja ütlen, et meil või jaoks raha ei ole. Ma istun kõnniteel, kui ma olen väsinud ja kugistan poodidest degustatsiooniampse ja vajutan signalisatsiooninuppe ja tõmban oma jalutuskepiga mööda varbaedasid ja teen tasa oma nooruse kainuse. Ma lähen toas ussides vihma kätte ja korjan teiste inimeste aedadest lilli ja õpin sülitama. Sa tohid kanda õudseid pluuse, minna paksemaks ja süüa korraga kilo vorstikesi või nädal aega ainult saia ja hapukurki ja koguda karpidesse hulgaliselt pastakaid ja pliiatseid ja joogialuseid ja asju. Aga praegu peavad meil olema riided, mis hoiavad meid kuivana ja peame maksma üüri ja tänaval mitte ropendama ja lastele head eeskuju andma. Me peame kutsuma sõpru õhtusöögile ja lugema ajalehti. Aga äkki peaksin ma praegu natuke harjutama, et inimesed, kes mind tunnevad, ei oleks liiga šokis ja üllatunud, kui ma äkitselt olen vana ja hakkan kandma lillat. Kas ma tohin midagi öelda? Ma sain selle luuletuse nüüd vist sinult kuskil nädal või 2 tagasi. Ja ma mõtlesin, see lihtsalt ei ole võimalik. Lilla on minu lemmikvärv. 8. klassi lõpus oli vaja teha kunsti niisugune projekt, tookord muidugi ei nimetatud projektiks ja ma illustreerisin Ernst Enno luulekogu. Tohutult meeldivad tema luuletused siiamaani
ja seal on nii palju niisugust sümbolismi, lilla on teatavasti sümbolismi värv. Lilla oli ka kunagi Erki värv, praegu on Erki on Eka ja tema värv on roheline, rohepööre ja kõik nii edasi. Ja mul oli tohutult kahju, et mul on alati sukkade sahtlis vähemalt 2 paari lillasid sukkpükse. Ma tahtsin, et täna jalga panna. Neid ei olnud seal, no ju nad on maakodus. Et kandke palun naised julgelt lillat. Muidugi lillad on erinevas toonis ja mulle meeldib niisugune kärts, aga ma tõesti olen täiesti šokeeritud ja siis veel see, seal oli kuskil, et lillad ja siis panen pähe punase kübara ja need üldse ei sobi kokku. Muide, külm punane ja lillal sobivad lihtsalt suurepärased karplakk ja lilla. Väike värviõpetus ja veel must ka ja mitte keegi ei lähe teist mööda ega ole nii, nagu sa ütled, et meid ei panda tähele. Ma vaidlen täiesti vastu. Äkki mina ei saa sellest aru, mis mõttes ei panda tähele? Tähendab, no kindlasti on ÜRO uurimus. Keda nemad uurisid? Ei, ma saan aru küll, et loomulikult, kui sa lähed kitliga, nagu kui mina olin noor, naistel oli kitlid, keegi just rääkis sellest, eks ju, kitlid ja sul on koledad potikud jalas ja siis on veel kitli all on dressipüksid, eks ju. No ma ei tea, mida siin tähele panna, siis ei pane tähele. Aga ma ei usu mitte elu sees, et 10 aasta pärast sind ei pane keegi tähele. Sa pead ise neid tähele panema, kes ei pane sind tähele. Ja neil hakkab piinlik. Signe, ma ei mõelnud seda välja. Ma tean, aga ma julgen olla nagu tõesti nagu pahane selle ÜRO uurimise peale, kuigi see on, loomulikult ma olen täna tohutult optimistlik ja näen kõiki lillades värvides. Loomulikult on selles tõde ja loomulikult eriti selles, et naisi puudutab see rohkem kui mehi. Aga ma ei ole isegi selle peale vihane. Las nad õilmitsevad. On ju, minule näiteks meeldivad nooremad mehed. Ja vanematele meestele meeldivad millegipärast noored naised. No olgu peale, jumal küll. Aga üks fakt, mis veel lisaks nendele uurimustele, mida siin on päris mitu sinu artiklis ka välja toodud. Just vist eelmisel nädalal nägin uue seriaali treilerit, kus peaosas mängib Kathy Bates, kes mängis Titanicus seda vanemat prouat. Ja siis ta seal seriaalis on 65 ja siis ta suudab ennast kuhugi nagu väga salajasse kohta sisse viia ja siis ütleb, et ma olen nagu spioon, mitte keegi mind ei näe, ma saan kõik info kätte, et see on nagu ka laiemalt märgatud, et naised muutuvad nähtamatuks. Evelin, sina ei ole nähtamatuks muutunud? Ei kavatsegi mitte kunagi. Ei kavatse, jah. Aga ma arvan, et meelelahutus valdkond on kindlasti üks, kus vanussurve on mingi asi, mis sul, ma ei tea, juba nagu lavaka lõpust hakkab, et nii, nüüd sinu viljakad aastad, nüüd sa saad mängida, ma ei tea, 10 aastat kangelannasid ja siis... No tead, tõsi on see, et mingis vanuses, ja mulle tundub, et enam-vähem selles vanuses, kuhu ma olen jõudnud, hakkab tööd vähemaks jääma. Seda on rääkinud ka vanemad naiskolleegid, et lihtsalt kui sa tuled koolist, siis on sul kirjeldamatu võimalus mängida meespeategelase ihaldusobjekti. Ise sa ei ole huvitav karakter, aga sa oled seal selleks, et mehel oleks midagi mängida. Ja seda saavad enamasti kõik noored naisnäitlejad mängida. Ja siis tekib nagu selline väike vaakumhetk, kuni siis võiks see naine jõuda nende huvitavate, sisukate karakterrollideni. Aga neid nüüd tõesti liiga palju ei jätku. Esiteks ühelt poolt naised vist kuidagi jäävad isegi varemalt nagu teatrist kõrvale kui mehed. Ja siis, kui nad ei ole kõrvale jäänud, siis on lootust, et see sinu kannatlik ootamine on vilja kandnud ja lõpuks saad mängida huvitavaid rolle. Umbes nii ta läheb, aga
see on seotud päris palju ikkagi sellega, et milliseid näitemänge on kirjutanud meesdramaturgid enamasti, et kuna läbi aastasadade on mehed olnud nii palju tegusamad, naistel ei ole olnud seda võimalust, siis ongi mehed kirjutanud rohkem ja ega need mehed ju naistest eriti kirjutada ei oska, siis nad kirjutavad parem meestest. Õige ongi, aga tavaline on ikkagi see, et teatris võib olla vägagi lavastus, kus on 7 meest, 3 naist. Ühel naisel on siis võib-olla ka midagi mängida, ta on selle peategelase mehe ihaldusobjekt. Umbes nii ta läheb. Ja ma võib-olla ise ka tunnen jah, et ma ei tunne ennast ei keskealisena ega nähtamatuna, ja isegi ilma tööta ei tunne, aga annan endale aru, et jaa, praegu on vist nüüd natukene see selline sulgudes aastad või. Tiina tõi ka oma selles artiklis välja, et arvestades seda elementaarset fakti, mille ees me tänapäeval seisame, et rahvastik vananeb igal pool. Et see on täiesti ajuvaba, et kui rahvastik vananeb, tarbija vananeb, siis talle reklaamitakse asju ikkagi nagu 20-aastastega ja nii. Et tegelikult võiks ju nagu maailm liikuda sinna, kus nendele vanematele inimestele siis meile on kedagi vaadata, kellega me seostume. Absoluutselt. Need noored inimesed, kes nii-öelda siis meist läbi vaatavad, ei võiksid rohkem aduda seda, et vaid paarkümmend aastat ja nad on ise täpselt samas olukorras. Et noored võiksid aidata kaasa sellise maailma loomisele, kus neil endil vanematena oleks parem elada. Mitte kottida vanainimesi, mitte neist mööda vaadata, mis iganes kujul, ma ei mõtlegi, see on üks nüanss ja üks omaette teema, kuidas eriti naised, kes on noorena nautinud keskmisest suuremat meestepoolset tähelepanu, nendel on nagu vananemisilmingutega, selle nähtamatuks muutumisega tunduvalt raskem diilida, kui siis keskmisel naisel, kes pole enne ka selle koorma all murdunud nii otseselt. Aga see ei ole ju ainult välimus, vaid ka muud. Häbi tunnistada, et isegi arstid suhtuvad kohati, Ingrid võib siin oma arvamus öelda, ma käisin oma 85-aastase emaga kaasas, kui ta külastas arst oma eelmises elukohas. Ja see, kuidas suhtutakse vana inimesse arsti juures ka seal, ma sain ikka täitsa šoki, hoolimata sellest, et ma olin taga kaasas ja ma oleks võinud olla niisugune nagu politseinik, kelle kuuldes ei tehta selliseid, ma ei kuule selliseid väljendeid ja otsuseid. Ühesõnaga lühidalt kokkuvõttes tüütu vana inimene, kes ise ka ei tea, mis tal viga on, kirjuta talle ruttu mingi suvaline rohi, see niisugune möödavaatamine, tema mitte kuulamine, tema murede ja probleemide taandamine sellele, et ta on nagu nii vana. Kas see oli mees või naisarst? 2 naisarsti. Oh. Ja sealt tuleb kas või see päris laialt teada fakt, et näiteks selline asi nagu dementsus on Eestis aladiagnoositud, kuna suhtumine vana inimestesse on selline, et vana inimesed ongi imelikud ja nad ongi nagu sellised teistsugused, teadvustamata seda, et dementsus on tegelikult ikkagi meditsiiniline probleem ja see on ikkagi haigus. Et see niisugusest keskealisuse märkamises siis me jõuame ükskord selleni, et kui sa oled mingi väike eideke, kes siis läheb oma probleemiga arstile, siis öeldakse, et teil on nagu nii surmani nii vähe jäänud, minge koju, olge niisamas. No päris nii ei usu. Ei. No, see emaga ma käisin ise kaasas ja sain šoki. Jah, see ei juhtud Tallinnas, nii palju võin öelda. Mina olen hästi tänulik, et ma elan ajal, nagu just selles aastas, kui lõpuks on hakatud rääkima sellisest asjast nagu perimenopaus, mis siis nagu mõnedel hakkab 35-selt, mõnedel hakkab palju hiljem.
ja see, kui palju see naisi puudutab, kui palju, nagu ma ei tea, mingi 30 erinevat sümptomit sellega on, et ma saan aru, et see on asi, mis on alati eksisteerinud, mis on osa nagu loodusest ja loomulikkusest, et tekivad mingisugused tujud, hormoonide kõikumised, nägemine läheb halvaks, silmad lähevad kuivaks, ma ei tea, noh, nagu 100 miljonit asja, keskendumisvõime, mingid asjad, liigesed hakkavad valutama või nii edasi, et sa arvad, et 35-selt on liiga vara, et need asjad võiksid juhtuda. Ja ma hiljuti kuulasin ühte USA podcasti sel teemal, kus siis rääkis praegu üks juhtiv see perimenopausi ja menopausi arst. Ja siis ütles, et temal kooli ajal oli, meditsiinikoolis siis õpetati naiste ülemineku aja kohta üks 90-minutiline loeng. Et see oli kogu, et nad arstiks õpitakse, ma ei tea, mingi 12 aastat ja siis 90 minutit oli see, mis sellele teemale pandi. Ja siis ta ütles, et teate, et mul on häbi öelda, aga et veel 5 aastat tagasi ja igal pool haiglates, kus ma töötasin, kui tuli keskealine naine, siis kirjutati tema selle nagu kaardi peale 2V ehk whiny woman ehk nagu vinguv naine. Et lihtsalt nagu kõik teadsid, et näe jälle üks 2V tuleb. Et samamoodi, mis Tiina ütles vanemate inimeste kohta, et mina olen ka Eestis kuulnud väga palju neid lugusid, et kui naised lähevad oma perimenopausi sümptomitega, siis on nagu mingi, et issand, no mida sa kujutad endale ette, sa oled 40 või sa oled 44, sul ei ole mingi... võtsi endale elu. Kusjuures Tiina artikli alla oli peaaegu 900 kommentaari kirjutatud, peaaegu 500 kommentaari ja esimene neist oli, et aga äkki leiate endale tegevust. Minu mamma näiteks keetis moosi. Aga Ingrid, palun räägi meile sellest perimenopausist, et kas me kujutame seda endale ette? No, naised, kas me kujutame endale ette? Et ma alustan võib-olla natukene niimoodi kaugemalt, et kui mõelda üldse suguhormoonide peale, me põhiliselt, ma arvan, et me teame, oleme kuulnud hästi palju östrogeenist, ilmselt, progesteroon on ka, ja tegelikult nüüd vaikselt hakkab maailm ja teadus jõudma sinnamaale ka, et naisterahvastel on tegelikult ka testosteroon, mis on samamoodi suguhormoon ja mis samamoodi mõnikord vajab asendamist. Ja õnneks need võimalused on olemas, nad ei ole alati väga lihtsasti kättesaadavad, aga nad on olemas. Ma võin väga pikalt rääkima jääda, et kui sul tundub vahepeal, et ma ei vasta küsimusele, et siis... Aga natukene taustas siis nii palju, et kui siin sai mainitud siis seda numbrit 35, siis tegelikult kõige esimesena hakkab langema testosteroon ja see hakkab juba alla tulema 30-ndates. Kuumahoogusid ei kaasne, me ennast otseselt halvemini ei tunne, aga kui on näiteks keegi, kes treenib suhteliselt sagedalt, siis ta võib märgata, et millegi pärast võib olla lihasmassi säilitamine või kasvatamine ei ole enam päris nii edukas, kui ta siis oli seal 25-selt. Siis sealt edasi hakkab midagi juhtuma huvitava tunekvaliteediga tavaliselt. Ärevust võib olla natukene rohkem. Mis ma ise võin öelda, ma olen enda silmis, ma olen ikkagi noor, kuigi ma näen, et inimesed jäävad järjest nooremaks või järjest nooremaid tuleb peale, aga täiesti arusaamatu. See on selline väike vahepala, et kui ma siin kuskil 10 aastat tagasi alustasin siis arstina toimetamist, ma vaatasin, et nüüd nimekirjas sünniaastad jooksevad. Siis ma vaatasin, et keegi oli sündinud aastal 94 ja siis ma nagu eeldasin, et et tuleb keegi siis nagu selline pisev temme käe kõrval ja siis kuidagi. Ja siis vaatasin minust pikem inimene. Okei, selge. Et vahepeal peab korrigeerima. Aga praegu mina ise olen 36 ja ma näen väga hästi seda, et väga palju sõltub sellest, kuidas ka ennast hoida ja mis tüklifaasides. Et mina näiteks praegu juba ärkan öösiti periooditi üles. Siin on loomulikult see järelikult tähendab seda, et ma olen kuskilt natukene laenu võtnud, aga põhimõtteliselt sellised esimesed märgid, mida võib-olla ei ütleks kohe, et nüüd on perimenopaus ja neid annab korrigeerida. Elustiiliga annab päris palju ära teha, toiduga annab, toidulisanditega, aga mõte on selles, et me ei pea olema 48-49, et alles siis meil on lubatud, et suguhormoonides võib toimuda mingi muutus. Et paraku see hakkab juba enne. Mina võin seda kinnitada, sest et minul hakkas see 38
õnneks mul on sattunud väga head arstid, et algul küll oli imestamist palju, aga noh, need sümptomid olid ilmselged, aga ma väga ei kannatanud. Et higistamine võttis mõnusalt alla ja siuke hea oli voodipesu vahetada, mulle meeldivad tekstiilid, et kogu aeg seal, et nagu hullu ei olnud, mees natuke torises, tead sa, et ära tule mulle nii lähedale, et sa oled nii külm ja ma ei tea, niiske. Aga ma ei teinud välja sellest. Nii et jaa, vabandust. Sul oli hästi. 38, jaa, aga tõesti sellest ei ole räägitud, nii et ma olen ka üks suur kõrv. Jaa, aga vot see ongi see väga oluline asi tegelikult, sest et üsna sageli, et kui algavad mingid esmased sümptomid, siis seda on väga-väga lihtne kirjutada ärevuse arvele. Et noh, et aga mis sul siis elus toimub praegu, et kas on ikkagi pingeline periood, kui pingeline. No kui me piisavalt hakkame seda küsima inimeselt, no siis ta lõpuks hakkab ise ka mõtlema, et aga kas äkki ongi selline ärevam periood ja kuidagi, et neid asju võiks ikkagi natukene rohkem uurida, natukene rohkem vaadata. Ja sealt edasi, kui me vaatame, eks ole, testosteroon niimoodi liigub alla, siis hakkab progesteroon alla tulema ja siis järgmiseks hakkab tulema östrogeen. No ja see on siis see viimane rong, et kui enne veel midagi tunda ei olnud, et noh, tavaliselt siis ikkagi me hakkame juba aru saama, et midagi on nüüd juhtunud. Aga sinna vahepeale jääb nüüd üks selline huvitav periood. Ja huvitav periood on siis see, et kui progesteroon hakkab alla tulema, aga östrogeen võib veel jääda suhteliselt kõrgele. Ja see on siis see hetk, et kus tekib erinevaid probleeme, kus siis on põhjust üsna sageli käia günekoloogi juures. Kas on hästi sagedasi veritsusi, kas menstruatsioonid on korraga muutunud väga selliseks uputavaks, et mõned naisterahvad ei saa ka näiteks kodust välja minna. Ja jällegi mul on tegelikult väga hea meel näha siin nii palju naisterahvaid. Ma enne nägin, kuskil oli vist üks mees ka, ma ei tea, kas ta siia veel jäi. Vist on, jah. Näitame näpuga, siis ta läheb ära. Ja siis ta on hea olla, on ju. Just, et on tere tulnud. Vabandust. Ma kogeks segan vahele, ma olen vaid. Ja ma saan aru, sa kompenseerid seda, et ei ole neid lillasid sukki praegu. Täpselt. Just. Nii, aga kuhu ma praegu jäin? Just, et just nimelt selle vahe tõttu, kuna progesteroon ka tasakaalustab östrogeeni mõju, siis kui östrogeen üksinda põhimõtteliselt pääseb väga intensiivselt mõjule, siis selle efekte me hakkame niimoodi päris intensiivselt tundma. Aga siin on siis muidugi selline mõnes mõttes nagu vaikne ja kurb periood, sest et sellest tõesti ei kuule. 50% populatsioonist kõik teevad selle läbi, eks ole, 100%. Aga siin oleme natukene vait. Aga ma arvan, et me oleme ka ise vait ja ma olen seda vaadanud selles mõttes, et arstina töötamine on tegelikult hästi privilegeeritud võimalus, et on võimalik inimest igal eluetapil toetada. Ja mul võttis see paar aastat aega, aga siis ma sain aru, et kus see muster on, kus see pihta hakkab. Ja see hakkab menstruatsioonidest, sest et kui teismelisel tüdrukul hakkab menses, see on väga haavatav periood. Ta suure tõenäoliselt, no ma loodan, et nüüd juba tüdrukud teavad rohkem, eks ole, et mis toimub, on rohkem ettevalmistunud. Heal juhul on keegi koolis saanud terviseõpetust. Ma ei tea, kas tänapäeval see on ikka nii, et on poistele ja tüdrukutele eraldi, et poisid ei tea. Nüüd on juba koos ikka ka, jah. Yes. Nii, aga põhimõtteliselt see suund on olnud vähemalt rohkem sellele, et sul on menstruatsioon, aga pole hullu. On valu, pole midagi, võta valuvaigisti, mine trenni. Ma praegu mõtlen, jube, ise ka tehtud, aga tegelikult kohutav. Ja selge, kui näiteks mina olen siis 13-14 aastane, mulle antakse nagu signaal, et kuule, et see on nagu midagi sellist, millest tegelikult ei räägita, võta nüüd valuvaigisti, ära virise põhimõtteliselt nii palju ja tee nüüd kõike nii, nagu sa teed kõike kõigil ülejäänud päevadel. Nii, jube. Aga siis liigume sealt edasi. See neiu, eks ole, kasvab üles, jõuab täiskasvanu ikka, näiteks jääb rasedaks. Nii, siis jõuab jälle ühel hetkel minu juurde. Rasedus iiveldus näiteks, oksendab seal mitmeid kordi päevas, aga
hiilib nagu töökaaslaste eest ära ja ei taha nagu kellelegi väga tüli valmistada ja tegelikult nagu haiguslehte ka ei taha, sest mida teised arvavad ja ise ma ju tahtsin rasedaks jääda, eks ole, ise olen süüdi ja see võtab nagu päris palju veenmist, et siis proovida inimest saada oma tervisele rohkem mõtlema. Aga siis seesama naine, kui ta jõuab sinna perimenopausi, menopausi ikka, siis tegelikult ta jõuab minu juurde väga tihti ka niimoodi, et on probleeme olnud kas kuid või kurvemal juhul isegi mõned aastad ja väga intensiivseid probleeme. Ja vot see suhtumine, see vaikus ei ole tekkinud üleöö. See on kujundatud väga sujuvalt alates sisuliselt seal vanusest 12 ja sealt edasi. Üks asi, millest ma olen hästi palju hakanud viimasel ajal kuulma ja mul on nii hea meel, et inimesed sellest omavahel räägivad, et täna ka kellelegi mainisin, et tulen siia ja räägime nendest teemadest, siis ta kohe ütles, et temal ka, et paljudel selles vanuses tekivad siis enne menstruatsiooni väga sügavad depressioonihood, mis kestavad 2-3 päeva, et selline premenstruaalne düsfooria või ma ei tea, mis seda eesti keeles nimetatakse. Et see on ka asi, millest enamik naisi ei tule selle peale, et seda guugeldada, et umbes, et ma ei tea, miks ma iga kuu 28. kuupäeval mõtlen enesetapust ja nagu muul ajal olen suht okei. Et lihtsalt see on, kõik arvad, et nagu minus on midagi valesti, minul on mingisugune ebanormaalne probleem, mis mul viga on, miks ma endaga hakkama ei saa. Et see ei ole lihtsalt nagu paha tuju, see ei ole lihtsalt tujukas, aga et ja seda ma arvan, miks me sellest rääkida väga ei taha, on see, et seda on hästi palju meie vastu kasutatud. Et et kuule, et sul on päevad või? Et kas sa oled emotsionaalne või? Et ja siis see lähebki selle piirini välja, et kus siis mõned naised ütlevad ja on öeldud ka, et kuule, tule kena, et ära seda sinna nagu päris kirja pane, et muidu inimesed arvavad, et ma olen hull. Aga jah, et 2 nädalat kuus tahaks aknast välja hüpata. Ei ole tegelikult päris okei. Mulle on üks mees kunagi öelnud, et sa ei saa lihtsalt oma sitta iseloomu mingi BMS-i taha lükata iga kord. Jep. Ja mulle tulid meelde need simulaatorid. Eestis ma ei ole neid näinud või et keegi kasutaks, aga need sellised nagu videod, et kus siis katsetatakse järgi, pannakse meestele siis alakõhu piirkonda, need just kõik on näinud, ma arvan. Just ühesõnaga seadmed, millega siis saab simuleerida seda valu. Just seda menstruatsiooni valu tunnet ja siis niimoodi paralleelselt tehakse meestele ja naistele ja siis naised on seal, 10 on maksimum, naised on siis seal 10+ kehitavad õlgu, ütlevad, et et ma lähen jõusaali ja siis mehed seal kuskil on nagu juba tooli pealt maha libisenud ja karjuvad. Et seda valu intensiivsust on mõõdetud ja et see on sama, mis südamerabanduse valu nagu intensiivsuse poolest. Ja, et see võib olla võrdne südameinfarktiga. Aga siis ei ole midagi, paneme ennast kenasti riidesse, lähme tööle. Ja valged retuusid peaksid olema, kui trenni lähed. Vot see oli üks asi, mida ma tahtsin rääkida, et ma ei tea, kas siin meedia inimesi on, aga mul oleks nii hea meel, kui keegi teeks kunagi mingi realistliku hügieenitoodete reklaami. Mulle hakkavad niimoodi nagu visceraalselt vastu. Kuigi sinine vedelik on punaseks läinud. Ma olen näinud. Hurraa, ja nüüd on hakatud verd kasutama ka, et katsetes. Aga just nimelt see, et mida ma enda lapsepõlvest veel ka mäletan, et ära lase päevadel ennast takistada ja siis on nagu naine mingis kuuma õhupallis või ratsutamas. Ma muul ajal ka ei ratsuta, et kas ma nüüd päevade ajal pean hakkama. Ja tegelikult seal on oma selline bioloogiline mõte ka, et kui organism ütleb sulle, et kallis inimene, proovi nüüd natukene aega rahulikumalt võtta, siis me tegelikult peaksime seda signaali kuulama. Et probleem on nüüd selles, et me oleme sättinud või me proovime suruda oma hormonaalse rütmi 24 tunni sisse ja me tahame, et iga 24 tundi oleks teisega võrdne. Aga paraku meil on antud kuu aja pikkune tsükkel. Ja siit tuleb veel väga palju küsimusi. Publik võite ka mõelda oma küsimusi, pärast teeme nende jaoks ka aega, aga teen vahepeal väikese teema vahetuse. See reklaami mõte oli tegelikult väga hea ja minu meelest
just kuskil 2 nädalat tagasi, ma ei vaata reklaamiga telekanaleid, ma püüan seda mitte teha. Ja ma olin imestunud, et seal oli siis selle ilusa esteetilise sukse asja peal oli nagu siuke tumepunane asi, ma kohe ehmatasin ära, et polegi sinine. Aga no ma arvan, et sellel on ikkagi mingi põhjus ka, sest vaadake, mina saan kohe 68. Tohutu surve saada 68, see mulle tõesti ei meeldi, julgen tunnistada, aga midagi ei ole teha. Et see võimalus noorelt surra, see on mööda lastud ja nüüd ma kavatsen panna 90-ni välja vähemalt nagu minu ema ja minu vanavanemad ja kõik nii edasi. Aga et kuna siin on äkki ikka on mõni nii õudselt vana naine veel, siis no kui ikka omal ajal oleks nagu näidatud neid asju, mida meie kasutasime, mis ei olnud need esteetilised, siis ma arvan, et siin, noh, mitte lihtsalt siin saalis, aga ütleme ka Tallinnas ja Eesti Vabariigis, kõik mehed oleks ära põgenenud. Ja lihtsalt üks repliik, et 91. aastal oli mina üks nendest naistest, kes organiseeris naiste marsi naistepäeval, mis läks siis, lõppes Raekoja platsil suurte loosungitega, et nõuame hügieenilisi sidemeid ja kõik oli siuke. Ja kui neid praegu tänapäeval, mul on need fotod alles näidata, siis no oma tütar ütles ka, et issand jumal, te olite ikka täiesti hulludaks. See oli täiesti normaalne. Me tahtsime neid, me ei tahtnud kägardada mingisugused vanu sukkpükse ja panna sinna vahele Soome plastikkaartkotist lõigatud riba. See oli tohutu innovatsioon omal ajal. Hakkama saime, näed. Aitäh selle marsi ees. No ma tahan öelda. Aitäh. Aga Signe, kas poliitikas tuleb vanus pigem kasuks, et saad vaadata nagu siukene külavanem alla oma väikestele inimestele? Ma ei tea, kus see nüüd kasuks või kahjuks tuleb, et see oleneb alati ikkagi inimesest, et noorel on ja mitte ainult naisel, noh, me räägime täna naisest, et ma ise mõtlen tagasi ja ma vaatan täna noori, kes tulevad. Nad on nii õhinapõhised, neil on nii palju ideid, see on nii tore, sest minusugune juba seda nagu nii ei saa teha, eks ole, ja siin on nagu see ja sellega pead rääkima ja raha pole ja kõik nii edasi. Et aga on nagu teised plussid, et ja noh, midagi ei ole teha, ikkagi noorus on ilus aeg, jah. Et praegu vaatan Toompeale, et kuradi vanaks on kõik jäänud. Et issand jumal, et see on nii vanane, suvel, kevadel oli palju noorem, siis vaatan ise peeglisse. Me ju vaatame peeglisse nii. Eks ole, pole nagu vigagi, aga kui järsku nagu lähed kuskil, aga... Et ma arvan, et on jah, et otse vastates küsimusele sõltub inimesest ja mõlemal on omad plussid, aga võib-olla siuke mingi hetk on ikka parim enne on möödas. Seda peab inimene ise endale tunnistama. Et mõtleme praegu, vabandust, on nagu valimised, Ameerika valimised. No nii kahju oli vaadata, jah, rohkem ei räägi. Et ma arvan, et saame hakkama. Oleme noored, oleme keskealised, oleme vanud. Ei tahaks küll, sest ma tahtsin ka öelda, et küllap sul oli ka see aeg, eks ole. Esimene töökollektiiv. Kõik on vanemad, ma olen kõige noorem. Eks ole, loed seal Postimehest, täna on sünnipäev, mina olen kõigist kõige noorem. Need on, kõik on palju vanemad ja siis hakkab vaikselt. Ma olen igas kohas kõige vanem. Igas kohas, aga noh, lillasuppüks aitab, punane huulevärv aitab ja ma ei oska öelda, lihtsalt võib-olla suke püüan nagu vägisi olla. Eks mulle on ju öeldud ka, eks ole, sa ise kirjutasid. Minu kohta kujutage ette on öeldud nii, kas ta ei võiks kanda rohkem beeži ja üldse, kas teda ei võiks vähem olla. Ja ma oma arust ma olen nagu ikkagi väga vaikseks jäänud. Tegelikult ka, jah.
Jälle väike teemavahetus siin. Ma olen vait. Ma käisin mõni aeg tagasi rääkimas vaimse tervise teemadest ühele meeste kollektiivile, ütleme nii. Ja siis hästi ruttu läks hästi ausaks see vestlus, et hakati, nagu mulle tundus, et need mehed said elus esimest korda rääkida asjadest, millest nad pole mitte kunagi mitte kellegagi rääkinud. Ja siis ühel hetkel keegi küsis, et no ma ei tea, et huvitav, et miks nagu ühiskonnal ikka natukene probleem sellega on, et kui ma endale noorema naise võtan, siis mul oli mingi, et vabandage väga, ma küll ei tea, et kellelgi sellega probleem oleks, aga täna sellel aastal praegu on probleem sellega, et kas te teate, et on olemas naised, kes võtavad endale noorema mehe, nagu Signe siin ütles, Evelin ka. Ma ei ole veel võtnud, aga mulle meeldivad. Jah. Et minu meelest viimased, ma ei tea, paar aastat igal pool, kus näen, et mainitakse Evelin Võigemasti, siis mainitakse veel rasvases kirjas, et tal on noorem mees. No ma kõigepealt ütleks loomulikult, et no tema võttis minu. Mina ei läinud siin midagi võtma. Tema meelest olen ma noor, aga jaa, muidugi selles mõttes hästi palju, ka ise mõtlesin selle teema peale ju enne, kui ma siia tulin ja olgu, ma olen sellises rollis, et meedia vahel must kirjutab. Aga meedia võiks olla üks esimesi, kes neid asju kuidagi teisiti teeks. Sest et ma ei taju seda oma elus, isegi keegi eriti ei kergita kulmu, inimesed näevad, et nende sõber on õnnelik, mida siin kellelgi arvata on. Aga näiteks, et minu eksabikaasa uus naine on temast 10 aastat noorem ja ma ei ole mitte ühtegi pealkirja näinud Priit Võigemast oma noore kallimaga. Mitte ühtegi, sest et see on ju normaalne vanusevahe. Ja minu puhul ei ole pärast seda esimest nii-öelda kapist välja tulekut olnud mitte ühtegi pealkirja, kus seda saaks mitte öelda. Aga see on nagu asi, milles mul on väga vähe, nagu ma ei saa eriti midagi teha selles osas. Ja meedia ise teeb, et ja olgu naised ja mehed vananevad erinevalt. Meeste vananemine on nagu hea vein, eks ole, või konjak, või mis. Naiste puhul kõik valesti. Et ka meedia on see, kes seda alla joonib. Ja alati on neil probleem. Ma ei tea, kuidas keegi riides käib, et Kaja Kallas teeb suuri asju, aga pärast arvustatakse, miks tal mammi kingad on jalas. Kelle asi, mis kingad tal jalas on, ta peab terve päeva käima, tal peavad on mugavad kingad. Et kõigepealt saavad puid alla need naised, kes vananevad loomulikult, aga nemad on siis ennast käest ära lasknud. Siis saavad puid alla need naised, kes on ilusüstidega liiale läinud. Miks nad ei ole rahul oma loomuliku iseendaga. Ja ikkagi ma nagu ei märka, et ka meeste puhul keegi sellele tähelepanu juhiks, kuidas kellelgi ülikond seljas istub või mitu ilusüsti see mõni mees telesaatejuht on teinud. Kuigi ma tahaks rääkida, minu arust on lihtsalt nii naljakas lugu. Ja ma räägin mõistu. Ma ei hakka kõiki nimesid nimetama, aga oli üks talk show. Arvame ära. Oli üks talk show, mida juhtisid 2 väga sarmikat meest. Nendel oli külaline diivanil Marju Karin, kes on ristitud Eesti süstimiskuningannaks. Üks mees küsis Marjult, kuule, aga mis mul saaks teha, et ma näeks kuidagi parem välja? Marju ütles, et siin saab täitesüsti ja siit kurjuse kortsu, siit saab teha. Siis küsis teine mees, aga mida mul saaks teha? Marju Karin ütles, sul on väga ilus töö. Aga ikkagi, ühesõnaga, puid alla saavad naised ja ma olen ise ka sattunud korra selle Eesti meelelahutus lipulaeva kuskil pealkirja, tähendab artikli sisse, kus võrdsustati
Eesti siis inimesi, keda me teame, nende Hollywoodi sama vanade inimestega. Ja siis tuli välja, et mina olen Kim Kardashianiga sama vana. Aga pildid olid võrdluseks kõrval, et no vaadake, kui hea näeb Kim välja. No shit, Sherlock, on ju. Aga ma ei alusta ka oma päeva, ma ei tea, tähendab, ma arvan, me elame võrdlemisi erinevaid elusid, meil on võrdlemisi erinev rahakoti suurus, et mida kõike teha, lihtsalt see on ebaõiglane. Nii et sellisel juhul ma tahaks tõesti alati Eesti meediale öelda, et kuulge, tegelege olulisemate asjadega. Tiina, ülesanne sulle. Sa tunned küll kõiki neid peatoimetajaid, kellest ma räägin. Jaa, Kardashianiga mul küll ei ole seost. Tal ei ole ka nooremat meest, talle võib andeks anda. Ta peab rohkem pingutama. Aga küsin Signe veel, et mulle tundub, et kunstnike suhtes ja eriti nagu naiskunstnike seas, et selleks, et naiskunstnik püünel püsiks vanemas eas, ta peab ikka väga palju võimlema. Et vähe on neid vanemaid naiskunstnikke, keda mina oskan öelda, et ja see ja vaat kus teevad. Ma jälle nagu teen sind õnnatuks, aga mul nagu sellist tunnet ei ole. Esiteks muidugi see on tõsi, et naised üleüldse nii maailmas kui ka Eestis meeletult ruulivad. Et me enne natukene vaidlesime, aga naised on teatris, mehed magavad, naised on kinos, naised käivad sellistel õhtutel. Sa lähed restorani ja seal on naised omavahel, vestlevad, joovad veini, mõni üksik on ka oma noorema või vanema mehega, et ju ma lihtsalt tunnen neid inimesi, ma ei tunne seda vahet, aga küll on see kunstis üldiselt kunagi olnud. Ja selles mõttes mulle väga meeldis see näitus, mis puhul me siia kõik kokku tulime, et naised pildistavad naisi, seda on muidugi varem ka tehtud ja mul on nagu hästi palju huvitavaid tähelepanekuid, kui ma tohin ikkagi rääkida ja ma olen ju siia rääkima tulnud, et vähe on pildistatud mehi või on see näituse niimoodi komplekt niimoodi kokku pandud, eks ju. Aga mäletan noore kunstnikuna seda šokki, see oli Pirital Sinises paviljonis, oli üks noorte näitus, vanasti olid noortel eraldi näitused, vanadel, see oli ju diskrimineerimine, mina olin siis noor. Ja Kai Kaljo oli joonistanud mehi suurte suguelunditega. Ja see oli nagu selline pauk, no me ei olnud varem niukest asja näinud ja veel naine. Kogu aeg, eks ole, mehed maalivad, joonistavad naisi, tissid, jalatarki, sedasi tagasi. Jaan Toomik tegi igasugused jubedaid asju, näidati siukseid mittemannekene, eks ju. Ja nüüd ma olen vaadanud kunsti selle pilguga, et kas see käib, Lii Lestberg hakkas väga ilusid fotosid tegema just meestest, eks ju. Et keda ma veel mõtlen, et aga sellel näitusel võib-olla see kontsept oligi, et naised ja naisi, eks, hästi erinevaid, väga põnev ja võib-olla ma lõpetan ühe tähelepanekuga, et äkki te olete minuga nõus, aga kui pildil on täiesti alasti inimene, siis ta on nagu ehe ja aus ja sul väga harva tekib nagu seksuaalne tunne, olenevalt muidugi poosist, aga tegelikult ei teki. Aga nii pea, kui tal on kas või kontsakingad jalas. Ta on paljas, aga tal on, eks ju, mis viib mind alati selleni, et palju seksikam on olla kleidiga, millel on väike lõhik, kui et sul on siit tissid väljas ja kõik on nii õudselt ümber, eks ole ju, ja ma ei tea veel mis, et jube põnev, väga tore näitus ja viimane lause. Ma seisin, vaatasin ühte videot, ütlesin, see on Eesti kunstnik ja see oli Chloe Jansis. Midagi on, et sa tunned ära meie mingisugune niisugune käsitlus kehast. Nüüd tund aega on läinud, ma olen vait. Kui sa just ei küsi, tõesti, vabandan.
ja ütlen kõigile ka kohe praegu, et see näitus on avatud kella 10-ni, me saame kõik seda veel vaatama minna. Ja mina olen nüüd vist 3 korda käinud seda vaatamas ja esimesel korral, eks ma peas kujutasin ette, mis siin võiks olla siis näitusel nimega Nude või Ihualasti. Aga siis seal on ühes seinas on sellised pildid, kus on nagu mingisugune hämune hommikuvalgus, siukene, ma ei tea, nagu või siuke augusti pärastlõuna, kui valgus on siuke natuke kuldne. Ja siis seal on mehed sellistes nagu laiskades poosides, milles me oleme nii harjunud naisi nägema, see on nagu nii tavaline ja siis ma vaatan neid mehi ja siis mõtlen, issand jumal, me oleme mitte kunagi oma elu sees, ma saan 40 varsti, ma olen kunagi näinud mehi sellisena, et kuidas nagu selline asi saab mind šokeerida, et mees on nagu ilusas valguses, midagi ei ripu, kusagil pole näha, aga ta lihtsalt on nagu siukene hommikune mees lihtsalt nagu voodis näiteks. Ma olin täiesti šokis. Ma ei tea, mul iga päev nii. Vau! Ma üldse ei kahetse, et ma täna siia tulen. Ma ka mitte. Aga et üks teema on, mis Tiina, sa ka puudutasid oma artiklis, on seotud tööturuga. Et seda diskrimineerimist on tööturul küllalt palju ja mulle tundus see alati, ma olin kuulnud sellest, aga see tundus mulle, et mingi ei, sest sul on palju rohkem kogemusi selleks ajaks, kui sa oled 50, sul on palju rohkem network'i, sa tunned igasuguseid inimesi, sa tead, kuidas saada, ma ei tea, oskusi kõike on sul 50-selt rohkem kui 20-selt, et see ei saa ju olla tõsi. Aga mul hiljuti tuli üks hea tuttav, tuli välismaalt megakarjääri, mega CV-ga ja siis rääkis mulle, kuidas ta kuude viisi käis ja igal pool öeldi talle, et ta on lihtsalt liiga vana, ta on 50. Ja siis ta mõtles, et nagu, ma ei tea, et mis ma siis teen? Jah, mis ma siis teen just. See on hästi tavaline asi, see on isegi nii lai teema, et see väärib eraldi käsitlemist, et veidras olukorras, kus meil on tööjõupuudus, võib-olla see puudutab teatud erialasid, aga tegelikult eks ta ole igal pool tuntav. Arstidel kindlasti on ka nii, et tegelikult on vaja 3 arsti ja nende asemel on 1. Et see on päris suur probleem. Minu hea sõbranna, kes on töötanud 40 aastat oma erialal ja ma arvan, et tõesti on üks parimaid Eestis, ütles, et kui neile võetakse tööle uued inimesed, nad kõik saavad rohkem palka kui tema, sest noored lihtsalt ei tule teistsuguse palgaga. Igasugused kogemused, ametlikult ta ei tohigi teada nende palka, aga ikka inimene kuskil mingi sõnakse poetab. Ja ta on nagu sellega leppinud, sest talle ta töö väga meeldib ja nagu ei olegi lahendust, et mis sa siis teed, ütled, et ma tean, et tema saab rohkem palka, miks minu panust ei väärtustata siis niimoodi ja see ei ole isegi ka, see on isegi üldisem teema ka. Viimati, kui ma tegin intervjuu ühe näitlejaga, Riho Kütsariga Ugalast, kes on olnud 30 aastat näitleja, siis ta ütles ka kaevamata, aga tõesti ütles lihtsalt fakti, et ma olen olnud 30 aastat näitleja, eks nende aastate jooksul olen ju ka midagi nagu omandan, mingeid kogemusi ja kui lavakas tuleb noor näitleja meile teatrisse, ta saab praktiliselt sama palka, et see on mingi minimaalne vahe, mis sellel on, et seal isegi pigem ei ole seda vahet, jah, aga see on nagu see kultuuri kõrghariduse miinimumi. Aga see, ma arvan, see on paljudel aladel umbes sama, et noored tuleb peale, kes oskavad küsida ja see on kõik väga õige. Ma ütlen, ta natuke nagu läheb üldse väga laiaks see tööteema, aga fakt on see, et vanemad inimesed, mõnele inimesele, kes pensioniealisena otsib uut töökohta, pakutakse väiksemat palka, sest aga sul on ju pension. Nii nagu vahel noorematele öeldakse, aga sul on ju rikas mees. Mis mõttes sa tahad nagu sama palju palka saada, et sul on mees, siis on sul pension ja see on, rääkimata sellest, et tööd on raske leida, on seal ka hästi palju igasuguseid muid nüansse, muidugi mitte kõigil. Minu klassiõde kandideeris väga edukalt
ülisuure asutuse pearaamatupidajaks. Ise natuke kartis, täiesti puhtalt tegi 1-0 ja sai selle koha, siis ma ikka vaatan imetlevalt, mõtlen, et kuskil ei ole seda halli lage, aga mõnel pool ja paljudes kohtades ikkagi on. Aga Ingrid, seoses kõikide nende vaevustega, mis siis vaevus kõlab ka nagu nii mingisugune vanaaegne sõna. Erivajadus. Erivajadus, jah, et nagu see, et keelustati kusagil ära see sõna vananemisvastane, sest see vihjab sellele, et vananemise ilmingud on miski, mille vastu peab võitlema ja on nagu aktsepteerimatu. Aga nende siis kaasnevate asjaoludega, mis on need asjad, millega ennast saab toetada või kuidas me saame meid aidata kõigi meie muutuvate olukordadega? Just. Proovin hästi poliitkorrektne olla. Ja ei, mulle väga meeldis see sõna, mis sa seal vahepeal välja valisid, et erivajadused, kasutame seda praegu. Et ma mainisin, eks ole, seda tsüklit, mis meil nii mõnelgi veel siin hetkel käib. Et kõige lihtsam asi, mis me saame teha, on tegelikult see, et proovida. See alati ei õnnestu, aga proovida olla kooskõlas oma tsükliga. Piltlikult öeldes praegu on, eks ole, lumi maas, on ju, et noh, et kas me lähme õue, ma ei tea, maitse rohelist istutama maha, eks ole, noh, et kas see on nagu praegu see kõige mõistlikum aeg. Tsükli mõttes meil on samasuguseid perioode. On perioode, kus meie kehaline võimekus on suurem, kus me saamegi teha rohkem trenni, rohkem jõutrenni, kus meie vastupidamisvõime on parem. Me saame sinna perioodi, noh, see on tavaliselt seal tsükli keskpaigas, me saame sinna perioodi panna rohkem kohtumisi, rohkem nagu selliseid, noh, energiat võtvaid asju. Ja siis, kui tuleb see nii-öelda talvitumise periood, ma arvan, et kõik naisterahvad teavad, et kuhu see langeb, ehk siis piltlikult öeldes paar päeva enne menstruatsiooni ja menstruatsiooni esimesed päevad, kui keha proovib meile väga selgelt öelda, et kallis inimene, kas sa palun saaksid võtta natukene rahulikumalt, ja kui meie sellel hetkel võtame sisse paar valuvaigistit ja lähme siis kuskile trenni või maratoni jooksma, siis hiljem me ei saa olla väga üllatunud, et huvitav, miks ma ennast väga hästi ei tunne. Et selline võrdkuju, mida ma siis vahepeal toon, on see, et jällegi peab meeles pidama seda 28 päevast tsüklit, et kui me näiteks võtame inimese, vahet pole, kas ta on mees või naine, äratame öösel kell 2 üles, karjudes veel võiks seda teha, ja siis ütleme talle, et nii, nüüd on hommik, eks ole, nüüd hakkab sinu päev, ja ta pääsebki voodisse, eks ole, siis ütleme kell 10 õhtul, aga üles on ta aetud vägivaldselt kell 2 öösel. Mis tunne on tal õhtuks? Kuidas möödub tema järgmine päev, eks ole? Et suure tõenäosusega see inimene on rohkem kurnatud ja piltlikult öeldes me sarnaseid asju teeme ise endale tsükli vältel üsna regulaarselt. Et ma ütleksin, et see on nagu selline kõige lihtsam asi ja ma saan aru, see kõlab igavalt ja tahaks saada mingit kiiret ja lihtsat lahendust, aga uni on väga tähtis ja naisterahvad tegelikult vajavad natukene rohkem und kui mehed. Nii et siis, kui meesterahvas hommikul ütleb, et aga tema on ju väga puhanud, eks ole, see oleks nii tore, kui see tõlgenduks nagu üle sellesse, et meie oleme ka puhanud, eks ole, aga see alati lihtsalt niimoodi ei ole. Eriti luteaalfaasis. Kõik naised teavad, mis on luteaalfaas? Mina ei tea. Väga hea. Nii. Nüüd ma räägin Signega. Et kui menstruatsioon algab, siis seda tavaliselt, kui arstid küsivad ka, et kui pikk on tsükkel või mitmepäevane, siis see päev number 1 on alati siis menstruatsiooni esimene päev, siis sellest me hakkame lugema. Ja siis sellest päevast sisuliselt kuni ovulatsioonini on siis follikulaarfaas, see on see hetk, kus hakkab munarakk küpsema ja siis sealt piltlikult öeldes lõikame läbi ja siis läheb luteaalfaas. Ja see on siis see periood, kus me hakkame rohkem suunduma sinna sügise poole, natuke rohkem sinna talvitumise poole. Ja üks põhjus, miks keha tahab meil seda tempot maha võtta, et me ei läheks võib-olla ratsutama kuuma õhupalliga siis seal kuskile kõrgustesse, on see, et keha on valmis ja keha ootab, et
kuule, et aga äkki see kuu toimus siis see rasestumine. Ja tegelikult keha tahabki, et selge, teeme nüüd niimoodi, et see inimene võtab natukene tempot maha, sest et siis ta ei ohusta ennast. Jumal loogiline. Üks asi, millest ma olen ka rahvusvahelises meedias hästi palju viimasel aastal kuulnud, on see, et naised eriti 45+ peaksid hakkama hästi palju valku sööma ja jõutrenni tegema. Ja alguses, kui seda hakati rääkima, siis mulle tundus, et mis asja. Ja siis ma läksin sel suvel esimest korda jõusaali. Ja niimoodi läksin pelglikult, sest kujutasin ette, et kõik on hästi noored ja hästi heas vormis ja nii. Ja siis ma ei tea, kas see kellaaeg, kui mina käin, aga seal on alati hallide krunnidega prouad, kes tõstavad siukseid raskusi, et ma vaatan nagu mingi, et no nad on nii vägevad, nad on nii tugevad. Et ma saan aru, et see on mingisugune asi, mis eriti nagu naistel on hästi oluline, et hakata tegema jõutrenni, aga see ei ole üldse nagu mingi asi, mis ühiskonnas kuidagi nagu pigem on see, et mine loe raamatut ja ole nagu vaikselt kuidagi. Ma ei tea, ma seda raamatu lugemise osa niimoodi ei taju. Võib-olla on see, et ma istun, eks ole, praegu sinu paremal käel, et siis siin Signega hakkame sulle nagu niimoodi natukene vastu. Aga jõusaalis käiakse ikkagi järjest rohkem, aga see, eks seal mingi tõetera on sees, et võib-olla naisterahvas tahab pigem midagi rahulikumat teha või vaatab, et see jõusaal on natukene nagu meeste värk ja et mis ma nagu hakkan sinna minema. Reaalsuses, kui vaadata mehed või naised, kellel seda jõusaali rohkem vaja oleks, naistel. Seda on vaja reaalsuses naistel, eks ole, sest et meesterahvastele on siis antud andropaus, meile on siis antud menopaus kanda ja andropausi puhul see hormoonide tase tal langeb. Mingil perioodil võib tulla natukene järsem langus, aga me näeme ikkagi võrdlemisi sujuvat. Ja siis meil naistena on võimalus läbi teha umbes selline asi. Eks ole, et ja siis sellel perioodil, see kestab küll natukene kauem, eks ole, aga põhimõtteliselt sellel languse perioodil meie osteoporoosi risk ehk siis luu hõrenemise risk tõuseb hüppeliselt ja see on nii ebaseksikas asi, ma saan sellest aru, sest et me ei ärka hommikul üles ja ei mõtle, et kuidas minu reieluukael nüüd praegu on, eks ole. Aga mõnes mõttes võiksime mõelda, sest et see on nüüd, jutt läheb järjest morbiidsemaks, ma hoiatan, et seda on lihtsalt nii palju uuritud, et piisab ühest luumurrust, ühest osteoporootilisest luumurrust ja inimese suremus tõuseb hüppeliselt kõigist põhjustest. Ma olen mitu korda kukkunud. Ma ei saa enam lubada, et ma ei räägi. Ma ei saa, vabandust, aga mul on oluline ja siin ma ütleme nii, et mul tekkis Tiinaga nagu side. Et jõutrenn, sellest räägitakse tegelikult minu meelest praegu palju rohkem, et vanemas eas, ka minul oli nagu šokk paar aastat tagasi, et mis mõttes, et kudumine, eks ole ju, raamatuklubid, et see ootab mind ees. Ja mina võtsin kätte ja läksin revalsporti, juhul kui siin on mõni inimene, kes tegeleb revalspordiga, ühinegem. Ja seal oli selline trenn nagu Reform, mitte Reformierakond, Reform 60+. Täitsa paras mulle, eks ole. Jube tore. See oli esimene koht, kus ma ei olnud kõige vanem, vaid natukene noorem kui pooled inimesed. Ja kõik me kohe sõbrunesime. Seal on niisugused, mida saad igaüks oma tempost. Tohutult tore treener Marika. Nii, 3 kuud sain käia ja siis võeti see trenn ära. Mina uurisin. Oi, see oli nii hea trenn, et ma tahaks nagu jätkata. No ma ei tea, et meil siin ikka nagu ja kirjutage mingi avaldus ja ühesõnaga naised ühinegem. Need spordiklubid tõepoolest, eks ju on täis noori naisi ja mehi, aga ka keskealisi ja vanemaid, kes on juba saanud personaaltreeneriga need harjutused kätte, mina ei ole veel saanud. Aga kui me räägime sellest, et elus peab olema tasakaal, on noored, keskealised, vanemad, igas spordiklubis peab olema 60+, kas ta on Reform või ma ei tea mis asi,
sest seda on vaja, palun arstid, võidelge selle nimel ja meedia kirjutage sellest, on ju? Ja mina kirjutan kaebuste ja avalduste raamatusse, mida ma kardan, et täna enam ei ole, aga tõesti, ma olin täiesti nagu pahane, sest see grupp oli kogu aeg täis ja ma ei saa praegu oma lihaseid kasvatada, mida mul läheb võib-olla vaja, kui ma hakkan mõnda nooremat meest. Mina te kõvasti jõutrenni ma ei vaata jumala pärast järgi Kaljule ka veel. Aga ma ütlen korra selle trenni juurde tulles, sest mina teen jõutrenni. Ja ma just tahtsingi jõuda sinu juurde, et sinul on ka näha juba see lühike aeg annab. Et Evelin, kui hakkas vist 10 aastat tagasi või natuke rohkem hakkas tegema seda, siis mina mõtlesin, et tahab peenikeseks saada. Ei taha. Ei, see on hea see. Ei, peenikeseks. Peenike ei ole üldse enam mingi asi. Terveks tahaks olla. Ja ma lihtsalt tahtsin seetõttu siin Signele kohe sekundeerida, et ma peaks ütlema, et see spordiklubi, kus mina käin, seal on ka minust vanemaid naisi, alati. Päris 60+ ei ole, aga 50+ naisi on ka. Ja ma ütleks, et need naised on mulle kõige suurem inspiratsioon, et ma sinna ikka ja jälle tagasi lähen, sest näha endast 10 aastat vanemat naist, kes tõstab minust palju rohkem raskuseid või kükib või mida iganes. No see ongi see, mis mind inspireerib, sest et ma näen, et ta keha on selle võrra noorem, jah. Ta on tugev, terve ja jaksab ja just need minust vanemad trennikaaslased on mulle kõige suurem inspiratsioon. Vau! Aga mul on ka, proovi. No on küll. Ma tegelikult ma tegin noorest peast käsitrükki ja mul on tegelikult täitsa korralikult. Ausalt. Ja mul on täitsa, aga muu on kõik. Mul on vaja seda reform 60, varsti juba 70+. No las olla. Mis asja? Nii, aga ma vahepeal küsin, kas publikul on küsimusi. Me teile mikrofoni ei saada ringi käima, aga tõstke käsi, hüppake püsti, öelge oma küsimus nii, et ma kuulen ja siis ma kordan seda valju häälega. Kas on kellelgi küsimusi? Lemmikosa Eestis. Tead, mina hakkasin eelmine aasta õppima psühholoogiat ja siis seal niimoodi iga ma ei tea poole tunni tagant siis see õppejõud küsib, et kas on küsimusi ja siis minul on selline tunne, et öökides tahaks ja tooli sisse niimoodi nagu ära kaduda. Tore. Aitäh, oota, ma räägin lõpuni. Ja siis õppejõud niimoodi vaatab niimoodi vaikides, mul on täiesti nagu mingi, ma olen hulluks minemas juba, oksekrambid on südames. Ja siis ta ütles, et jaa, ei, et on leitud, et eestlased on aeglased, et rahulikult anna inimestele 2 minutit, las nad mõtlevad. Et siis mõelge rahulikult, me võime siin vaikida, jumala kaua. Palun. Meie käisime ettevõtlega naiste assotsiatsiooniga, tulge kõik liikmeks, naised, käisime Gruusias see suvi ja seal oli meil üks kohtumine, oli ühe sellise konsultatsioonifirmaga, kus siis nad väitsid, et neil on naistel, seal oli selline rahva olukord, et keskastme juhid oli... Sul on nii pikk küsimus, et ma annan sulle mikrofoni. Ei, me kuuleme tegelikult. Gruusiast räägin siis, et seal oli keskastme juhid olid naised ja omanikud olid mehed. Ja siis tuli välja, et kuidas neil on, uurisime igasuguseid töötajate sotsiaalseid garantiisid asju, siis tuli välja, et naistel on ette nähtud 2 lisapuhkepäeva, aga selle peab heaks kiitma siis mees. Ja algul nagu, päriselt ka me ei uskunud, et nagu ongi niimoodi, et mis lisapäevad on ja lastega seoses. Ei, need on nagu menstruatsioonipäevad. Et võib-olla siin nagu see küsimus nüüd on ja, et kuidas seda siis lahendada. Et me ju saame ka aru, et ega tööandjad ei saa nagu, ühelt poolt on see eraelu küsimus on ja, et mõni ei vaja neid lisapuhkepäevi, teine vajab on ja, et kuidas siis nagu sellega nagu siis arvestada? Väga hea küsimus. Mul endal nagu sellist tööandja pinki ei ole, et ma nagu seda seisukohta ei oska võtta, aga tegelikult väga mitmetes riikides ongi just nimelt selline võimalus olemas ja siis menstrual leave ehk siis ongi nagu selline menstruatsiooni
päev või päevad ongi selle jaoks ette nähtud. Ma ütlen ausalt, minu meelest väga humaanne. Et ma usun, et väga paljud naised nõustuvad, aga siin on diskussiooni on olnud nagu mõlemapidist. Mina nagu, kui ma vaatan puhtalt arstina, kui ma vaatan seda, et kuidas töötab inimese füsioloogia, mis bioloogiline roll, eks ole, on naisterahvastel kanda, mida naine peab selle jaoks läbi tegema 70 aasta jooksul, eks ole. Mina ütleksin, et see on hea. Nii. On ka inimesi, kes vaidlevad väga aktiivselt selle vastu ja ka naisterahvaid ja sealt poolt on siis argument selles, et piltlikult öeldes, et kas me selle jaoks oleme nii palju nagu võidelnud, et nüüd nad siis näevad seda nagu tagurpidi liikumisena. Minu nagu jällegi argument selle koha peal on see, et naine ja mees ei ole füsioloogiliselt võrdsed, lihtsalt ei ole, eks ole, jällegi lähme kõik koos jõusaali ja treenime nii, et on treenitud, ma ei tõsta mitte kunagi nii palju kui mees ja ma ei tahagi, mul on kama kaks sellest, aga me ei ole võrdsed, me võime olla võrdväärsed, aga mitte võrdsed, nii et see, et me proovime võtta ja panna naise siis sinna nagu mehe kasti ja siis surume, miks sa nüüd ei mahu, on ju, et aga arst saab kirjutada nendele naistele, kellel seda on tõesti vaja, ta saab kirjutada, et on, eks seda tehti siis, juba jubedal nõukogude ajal. Just, aga siis on küsimus selles, et aga miks sa oled kord kuus haige? Ei. Kas midagi on juhtunud? Et osadel inimestel võib tekkida nagu selline situatsioon näiteks kolleegide poolt ja see ei pea olema ka tingimata meeskolleeg, need võivad olla ka naised, et kui me oleme selle väga ära normaliseerinud jällegi, et näiteks mina võtan paar valuvaigistit ja lähen trenni tööle ratsutama, eks ole. Et siis, kui näiteks ma näen, on ju, et Signe või Evelin või kes iganes, eks ole, et aga et kuule, mida sa endale lubad, et saab nagu ma ei usu, et tänapäeval see enam niimoodi oleks, aga iga asi vajab ju harjumist, on ju? Ma ei tea, ma ütlen ausalt, et ma arvan, et kõik on kogenud mingil kujul survestamist, see ei pea olema ka menstruatsiooniga seotud, aga mulle on ka vahepeal õlale koputatud, et kui mina olen olnud seal kõrges palavikus ja niimoodi ägamas, see oli enne Covidit, siis ma arvan, praegu ei proovita veenda väga külmetushaigustes inimesi tööle tulema, aga ikka koputatakse õlale, et kuule, et sa tead, kui palju patsiente sind ootab ja et kas äkki nüüd ikka tunned ennast juba paremini, et ma arvan, on ikka seda survet, jah. Kõik sõltub ametist, ma ei saa küll etendust ära jätta. Lükkan rohkem valuvaigisteid sisse. Just. Ja. Aga proovist puhkuse saan võtta, kui on vaja. Ma arvaks küll. Kas on veel küsimusi? Kui juba küsimuseks läks, et siis küsime ära, et see natuke tagasi tulles selle nähtamatu teema juurde ja selleks, et kuidas me tegelikult ajalooliselt nagu kujuneme selleks, et minul hästi hea näide oma ämmalt on see, ja ta ei saa sellest lahti, on see, et iga kord, kui me tema juurde läheme, siis ta on laste jaoks pannud mingid väga väärtuslikud mingid puuviljad või mingid juurviljad ja siis ta räägibki niimoodi, et neid on ainult 2 tükki. Mul on 2 last, et teie sööge need ära, me oleme vanad juba, meil ei ole vaja enam. Ja see käib nagu läbivalt kõikides asjades tegelikult, et meil ei ole enam vaja. Ja minu arvates me nagu vanemad inimesed ise tekitavad seda õhkkonda, et vanemad inimesed, nad ei peagi enam midagi saama, nad on juba piisavalt elus saanud, et ma ise õppisin sellest nagu seda, et mina saan esimesena, kui seda on 2, siis ma söön 2 ja te ei saa, on ju, sest te saate kunagi hiljem, aga kui palju te seda olete nagu tunnetanud, et tegelikult me ise ju teeme seda, kuidas meisse suhtutakse ka vanemastest. Jaa, ma olen ka nõus sellega, ses mõttes, et ma ise arvaks, et olen ka kuulnud ütlemist, et mind võiks vähem olla. Ma just vastupidi arvan, et me naistena peaksime ise rohkem ruumi võtma. Ja mida vanemaks me saame, seda rohkem mulle tundub, on meil ka õigus ruumi võtta, sest meil on omad kogemused, omad tarkused ja asjad, et mitte nagu
mitte nagu, no tõesti, selles mõttes, et kui muu ei aita, siis lillamantel selga. Selles mõttes, et nagu Signe ütles, et nendele tähelepanu pöörama, kes meist välja ei tee. Et see on kindlasti inimeseti erinev ja võib-olla mina oma loomult olen ka selline esile tikkuja, aga ma küll ka näen oma klassiõdede hulgas sõbrannasid, kes on ka juba võimelised ütlema seda lauset, et mis nüüd mina enam, kus ma lähen enam või seda ma küll enam selga ei pane, et vastupidi, et me peaksime ise rohkem ruumi võtma ja oma kohta nõudma. Väga õige. Liina Siit tegi kunagi ühe projekti, kus ta pildistas erinevaid naisi nende töökohal ja just sellised, öeldakse, et lihtsad tööd, et kuskil vabrikus, tehases, laudas ja selle näituse pealkiri on Naine võtab vähe ruumi. Et see sinu lause, et võtame rohkem ruumi, et ma arvan, et see on väga, väga õige. See oli väga tore ka muide fotoprojekt, et tuli kohe silmade ette. Aga ma tahangi öelda, et ma olin paar päeva tagasi ühel pidulikul üritusel ja minu kolleeg kunstnik, lihtsalt paar aastat must vanem, ja see oli täiesti õudne seal laua taga kogu aeg. Kuule Signe, issa, ma olen siin kõige vanem. No vaata, ma olen siin, jummal küll, kuule, kas siin on üks? Ei. Ma ütlen, kuule, üle jäta järgi, Kui sa ise, see on just see, kui sa ise nagu, mis pagana vana, natukene aeg läheb mööda Prosecco all. Issand, mina ikka olen kõige vanem. No, siuksega ei anna mitte midagi teha, ole peale, ma ütlesin talle, ole peale, ma lähen nüüd koju. Ise ei saa ka ennast tõesti ja see, et seda on hästi palju, aga see on vast põlvkondade, ütleme meie vanaemad ka, et mis nüüd meie ja meil pole enam vaja ja see on kurb sellest, ei saa lahti, et ega nad ise ei ole süüdi, nende emad, nende vanaemad on niimoodi rääkinud, aga meie niimoodi ei tee, on ju. Ja ennem sööme ise kõhu täis ja siis vaatame, kas lastele ka midagi jätkub. Aga ma siin sekundeeriksin ka natuke tegelikult. Vaidle, tore. Ei, sekundeerin, mitte ei vaidle. Et lapsed ju tegelikult õpivad, neile jääb ju absoluutselt kõik meelde ja siis talle jääbki meelde see, et ta ei salvesta seda nagu niimoodi teadlikult ära, aga ta jätab meelde, et mingist hetkest alates mingi tüpaaž järelikult on vähem väärt. No järelikult on niimoodi, ta ju ise ütles, ta ju ise käitub niimoodi, eks ole, ma saan nagu nii mitu tõendit sellele, miks ma ei peaks seda uskuma. Aga siis, kui meie hakkame tegema teistsuguseid valikuid, siis just nimelt on ju, et sööme kenasti kõhu täis, eks ole, et sealt võib tulla mingit jonni, sealt võib tulla mingit vastupanu, aga tegelikult see info salvestub ka ära, et okei, et tema on ka tähtis, et ta ei ole siin ainult selleks, et ma saaksin talt võtta, et selle jaoks tekib ka see ruum. Kas mina võin midagi küsida publikult? Et see teema ja eriti just, et me räägime nagu hästi erinevatest vaadetest, meedia, lava, eks ole, arst. Kas siin saalis on veel mõni naine? Ma julgen tunnistada, et minule õudselt meeldis, kui mul oli menstruatsioon. Ma tundsin ennast naisena. Ja kui see aeg nagu ära lõppes, võt siis lõppes minu jaoks, mitte vanus, mitte number, et ma pidin sellega nagu ära harjuma ja ma tean, ma olen oma sõbrannadega rääkinud ja nad on mind vaadanud nagu mingisugust, tõesti nagu imelikku, aga see oli niisugune naine. Tõesti, niisugune, ma julgen tunnistada, mis see lõhn meeldis. Tead sa, nüüd ma olen juba harjunud, eks ju, aga see oli natukene nagu sama tunne, kui ma mäletan, kui me 3. laps sündis, ma teadsin millegipärast nagu kindlalt, et rohkem ma nagu ei sünnita, ma ei tea. Ja see tegi mind nii kurvaks ja siis ma nii nautisin seda imetamist, mis kestis küll vähe. Ma mõtlesin, appikene, milline õnn. Ma annan kellelegi süüa, on ju, mitte ma ei küpseta, eks ole ju, aga pane midagi ahju, et vaid... Siis mul tuli meelde, et kui esimene laps sündis ja siis teine väike 3 aastat vahet, siis Juhan ütles alati niimoodi, et emme, ta sööb su ära. Emme, ma ei julge, ta sööb su ära, aga vaat just niimoodi, et keegi sööb sind. Vau, see on nii seksikas tunne.
just nagu see sünnitamine, no täiesti seksikas tunne, no eriti kui see toimub selline ürgnaiselik, su keha teab ja teeb. Mul on samad muljed. Mõnusalt, no see 3. tuli, aga no teised olid õuduskoobis. Ei no tegelikult täitsa just niisugused naiselikud tunded, et minu meelest võib nendest ka omavahel rääkida ja mehed said ka vast hakkama, et selle õudse ülestunnistusega. Aitäh sulle. Aga see oli küsimus, kas keegi on veel nii tundnud? Või ma pean ütlema täna, et issand jumal, ma olen kõige mina vanem. üldiselt olen küll. On, eks? Jumal tänatud. Siis ma ei olegi nii imelik. Aitäh! Aga siin ma siis vastan sulle, kui mul see aeg kätte jõuab, kui ma tean seda võrrelda. Leppisime ju kokku, et vähemalt 90. Ma tahtsin öelda nende lihtsalt see tsüklilisus ja need erinevad faasid tsükli sees, siis ma olen kuidagi rõõmu tundnud sellest, et noh, ma ütleks, et ma olin 37, kui ma esimest korda panin tähele seda päevadeelset meeleolu muutust. Ma mäletan väga hästi, ma istusin krimmitoolis sellises sundasendis, midagi teha ei saa ja tunnen, et raev tuleb peale. Lihtsalt täiesti seletamatu raev, sellel ei ole mitte keegi pole sellest süüdi, aga siis on see pintselt terav ja inimesed valjud ja miks ma pean nendel lollakate meestega siin mängima veel koos. Ühesõnaga, see oli umbes nagu esimesed need tunded. Siis õpid seda märkama, siis on, miks ma nii vihane olen, okei, vaatad kalendrisse. Aga ma olen nüüd pannud tähele, et kui ma olen selles ovulatsioonifaasis, siis see on seda enam toredam. Ma mäletan, et kui ma olin noor naine, tahtsin lapsi saada, mõtlesin, et millal see ovulatsioon on, kuidas ma sellest aru saan, no ei saanud aru. Nüüd on niimoodi. Lähen hommikul peegli ette, padja nägu, vaatan, ma olen nii kaunis. Issand, kui ilus naine ma olen. Ja siis tavaliselt ma teen huvi pärast, teen oma telefonis selle äpi lahti. Ovulatsioon muidugi. Sest et enne päevi ma olen muidugi kõige koledam. Nüüd ma ütleks, et raev enam ei ole see põhiemotsioon. Nüüd on selline enesehaletsus, kurbus. Ja viimati ma hakkasin täiesti hüsteeriliselt nutma sellepärast, et ma sain ühe kirja, kuhu mind kutsuti, aga kutsuti just sellepärast, et no sa oled Evelin, sa oled nii tugev ja särav esineja. Keegi aru, ma olen tugev. Et ühesõnaga, ma püüan nagu leida rõõmu sellest, et lihtsalt see diapasoon on nii lai. Kõik on nii tore. Isegi see raeb, sellega juba saan ka hakkama. Aga meil on Eveliniga, ma olen 4-5 aastat noorem ja ma mäletan 4-5 aastat tagasi sina rääkisid mulle, et nii äge, ma saan 40, et kõik see mingi eneseteadlikkus, mis on tekkinud ja mingi rahulolu ja ei muretse mingite mõttetute asjade pärast ja mingisuguste suvaliste inimeste pärast. Ja siis mina nagu mingi 4-5 aastat nooremana ma olin mingi, et kas kusagil on sihuke päev kogu ikkas. See tundus täiesti võimatu. Ja siis nüüd on mingi, et see on käes. Tere tulemast. See, millest ta rääkis, et see päriselt on olemas. Et siis ka mõnikord sõbrannadega see jutt, et kellelgi, meil on kõigil niisugune nagu 40 paistab ja siis mõned räägivad sellest mingisuguse õudusega ja siis ma ütlen, ma ei tea, ma ei saa aru, et kõige ägedam aeg elus. Mul on niisugune tunne, et nagu praegu siin ainult paremaks läheb. Ja olen ka hakanud märkama neid päevi, kus oi, kes see on? et lihtsalt nagu ülejäänud elu, kui mul ei ole olnud neid päevi varem. See aeg veel läheb paremaks pärast 60-ndaid, ma hoiatan sind, sellepärast, et ma just täna lugesin teemasid üle käies uuringut, kus oli kirjas vastupidi, et kõige murelikum aeg on inimese jaoks keskiga või selline. Aga pärast sellest välja tulles hakkab asi minema veel paremaks. Ja kes on sellele andnud eriti hea kinnituse, äsja lahkunud Fred Jüssi, kes just oma viimastes intervjuudes, see oli Epetrone järelehüüa või meenutus, kes ütles, et kõik tema viimased vestlused Frediga, kes oli 89, lõppesid sellega, et ta ütles, ma olen nii õnnelik, ma olen praegu nii õnnelik. Ta oli 89, nii et kui praegu on hea, siis läheb veel paremaks. Nõus.
nii, aga siis me lubasime, et me teid väga palju kauem kinni ei hoia kui 8:30, mis on ka kellaaeg. aga et kui siin mõni inimene on leidnud mingisuguse ikkagi enda seest sügavalt küsimuse, siis praegu on väga hea hetk kätt tõsta. Ohoh, super, nii, hästi palju häälega. Ja kui Signe rääkis sellest, et 90-ndatel oli vaja teha naiste marssi, jah. siis mis on see teema, mis täna on selline, mille puhul oleks vaja meil naiste marssi? Aga kas on vaja? On. Ma küsin, ma ütlen, et kõik ka kuulevad, et mis on see teema, millega praegu oleks vaja naiste marssi? Õige. Palgalõhe, ja see on küll teema. Alustame sellest, kokku lepitud. Ja seesama, millest siin juttu oli ka, et ise võiks seista natuke tähtsamal positsioonil oma elus, kui see praegu kombeks on. Aga ma vahel mõtlen, et kas see on, mulle tundub, et kui natukene kuhugi, ma ei tea, Inglismaa, Prantsusmaa poole minna, siis see nagu me teeksime nagu ühiskonnana mingeid asju nagu teistest hiljem, et tegelikult tahaks öelda, et Lääne-Euroopas vaadates võib-olla ei ole asjad nii, et vanemad naised nii väga välja surutakse või nad ise tunnevad, et nad peavad nähtamatud olema, et ma ütlekski, et see on järelikult siin meie põlvkonna kohus siin, et meie tütardel oleks juba teissugune reaalsus 4, 5, 60 aastastena. Et lähme tublilt selle vana Euroopa jälgedes lihtsalt. No aga me oleme juba samme teinud, meil on alles viimastel aastatel sündinud Eesti esimene naispresident ja naispeaminister. Kes olid samal ajal, jah, see oli äge, jah. Need sammud on päris võetud järele. Jah, aga kes said ka kolakaid? No see on mingil määral paratamatu. Inimesed ei oska ju seisukohta võtta. Kui esimest korda mingi asi, siis ju ikka inimene vaatab suuri silmi. Ja, nad olid ikkagi teerajajad selles mõttes. Igal juhul. Järgmistel on kergem. Jah. On. Doktor hakkab retsepte kirjutama. Igavese nooruse pillid. Muidugi. Tegelikult see üks võimalik marsi teema veel sinna juurde, ma natuke vaatasin, kas tuua seda sisse või mitte, sest et see on ikkagi hästi individuaalne, aga tegelikult kui naisel on vaja hormoonasendusravi, siis ta võiks selle ikkagi õigel ajal kätte saada. Kas nüüd on jälle soovitatakse seda või? Minul soovitati ja siis öeldi, et uuemad meditsiiniuuringud ütlevad, et see vananemine peab käima nagu loomulikult ja sina ütled, et ma hakkan jälle pille võtma siis. Seal on teatud ajaaknad. Tead, olid need ümmargused, eks ju, et keerasid niimoodi ja võtsid. Sa ei teagi või, see oli nii ammu mul või? Ei. Räägime pärast. Jah. Aga me võime seda siin valju häälega ka natukene arutada. Täna on tegelikult kättesaadaval ka sellised kehaomased ehk siis bioidentsed hormoonid, nad on ikkagi laboris tehtud, aga nendel on natukene soodsam riskiprofiil ehk siis ikkagi mitmes mõttes vähem ohtlikumad kui sünteetilised hormoonid. Sa vaatad nüüd mulle otsa, aga tegelikult mina vist enam ei pea midagi võtma. Ainult jõutrenn, reform 60+. Täpselt. Sul tuleb see. Ma lähen seda, ma nõuan seda seal revalspordis, aitab. Ja, aga igaks juhuks ütlen jah, et see seisukoht ei ole see, et absoluutselt kõigil on vaja, aga lihtsalt kahjuks ma näen praegu liiga palju seda, et tuleb näiteks naisterahvas, kes on täiesti magamata ja me ei räägi, et paar ööd, aga mitu järjestikust nädalat, kellel on kaebused sellised, et ta vaevu suudab tööl käia, et hing on paelaga kaelas, et seal elustiili muutused tuleb ka sisse viia, aga see ilmselt ei ole nüüd see, et mis ta sealt täiesti välja toob. Aitäh. Ja ma loodan, et ma
julgen täiesti öelda, ma olen täiesti kindel, et te saite kõik siit täna mõtlemisainet hästi erinevatest nurkadest, et kui tunnete, et mingisugused asjad segavad, kas ma olen hulluks läinud, kas ma kujutan seda endale ette, et ei, ilmselt ei kujuta. Ja tõesti, mis siin on ka läbi käinud meil kõigilt, et seisame enese eest ja võtame rohkem ruumi ja väga suur rõõm on olnud teiega siin seda lava jagada ja teie kõigiga siin seda ruumi jagada. Ma olen väga tänulik, et te kõik tulite ja siis kella 10-ni veel baar on avatud ja näitus on avatud ja me oleme siin kusagil, et tulge ligi ja ilusat õhtut teile kõigile. Aitäh teile. Aitäh. Aitäh.